Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Kaalud. Siin on lugemine teile nädalaks 5.–11. jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame siis, mis neil kaartidel teile öelda on. No nädala alguses ma näen, et kaalud mõtlevad, kas oma raha kulutada või mitte, sest kas neid on kutsutud kuhugi peole, kas on kellelgi siin suurem sünnipäev tulemas, on hoopis pulmad, mõni juubel, mõni muu pidu, aga kaalud mõtlevad, et kas sinna minna või mitte minna. Nad ei taha oma raha kulutada. Kaaludel on raha, aga nad ei taha seda raha kulutada ja peavad siin nagu nõu, mõtlevad iseendaga peavad nõu, et kas sinna peole üldse minna, kas seda raha on mõistlik kulutada. Et raha kusagilt ei tule, puu otsas raha ei kasva ja kui ma lähen sinna, mis ma sellest kasu saan ja olen oma raha seal ära kulutanud ja no ühesõnaga ei ole kasu midagi. Aga see kaart, see müntide 4 ütleb seda, et kui te nagu seda raha ei liiguta, oma raha ei kuluta, siis see võib olla teile endale takistuseks edasises arengus, mis iganes suunas, nii karjääris kui armastuses. Et no minu soovitus on see, et kaaluge seda varianti, minge sinna peole, kuhu teid kutsuti. Sellepärast, et seal on inimesed, kes teevad teile ettepaneku. Kui te olete vallaline, siis võib juhtuda, et seal peol te kohtate oma armsamaga. Kui te otsite endale näiteks uut töökohta või tahate muud moodi oma karjääri arendada ja olete siin mõelnud midagi, et tahaks, aga pole seda õiget hakkamist, siis sellel koosviibimisel te võite kohtuda inimesega, kes teile teeb ettepaneku. Et sellesse ettepanekusse tuleks kannatlikult suhtuda, kannatlikult teda kuulata ja targemate inimeste nõu tuleks kuulata, kes seal sellel koosviibimisel on sellised, kas te olete ise kellelegi nõuandja või antakse teile nõu. Sest siin all on keisri kaart ja keiser on selline tark mees. Tark mees. Et kui te ise olete see tark mees, siis te olete ise see tark mees. Aga kui seal on mõni teine tark mees, kes tahaks teile head nõu anda, siis olge palun kannatlik, kuulake ta ära ja tehke siis otsused. Et selline nagu pidune nädal tundub mulle, et kannatlikkust ja pidu ja otsuseid ja võib-olla siis kohtumist selle õige inimesega, kes aitab teil kas karjääri edendada, või kui te olete vallaline, siis võib-olla te kohtute oma eluarmastusega sellel koosviibimisel. Et mõelge selle peale, kas sinna minna või mitte minna. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud ühe kaardiga enda inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis kaart siis teile selleks nädalaks tuli. Nii, teie saite endale Gabrieli 4. No see on ka see peokaart. Lihtsalt natukene teises kuues. Aeg tähistamiseks, külluslik tasu raske töö eest, vabane keerulistest olukordadest. Nii et siin tuleb veel kinnitus sellele, et kui teid kusagile kutsutakse, siis võtke see kutse vastu, minge kuulake, mis nendel inimestel teie ümber öelda on, mis ettepanekuid nad teevad. Kahjuks ei saa see teile kuidagi tulla. Ikka kasuks. Aga mina tänan teid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.